No nii, tere õhtust kõigile ka siis minu poolt. Mina olen Meeri ja täna räägin teile siis suhetest koguduses. Ja ma olen kõrgem usuteadusliku seminari tudeng esimesel kursusel ja see on mul üldse esimene kord niimoodi jagada sõna, nii et palun olge armulised, kui midagi on natuke teistmoodi või mõtlete teistmoodi. Aga jah, võib-olla alustuseks natuke endast läbi ka suhetlen. Mina koguduses suhtlen lastega, lastevanematega, noortega, põhimõtteliselt kõikide vanustega. Ja ma arvan, et meil kõigil on koguduses palju erinevaid suhteid, sõpradega, koguduse noortega, mõnikord võib-olla peame ka pastori juurde minema ja nii edasi. Ja alustaks siis üldse sellest, et mis see kogudus on. Et see on, Piibel ütleb, et see on Jeesuse poolt rajatud. Matteuse 16:18 ütleb Jeesus Peetrusele, et sellele kaljule ma rajan oma koguduse. Otsesed Jeesuse sõnad. Ja kui vaadata Matteuse 18, 15-20, mis on siis see kirjakoht, mis räägib noomimisest, aga seal võib ka tähele panna, et Jeesus ütleb, et siis mine räägi tema kogudusega. Ehk siis see on midagi, mida Jeesus eeldab, et me kuulume kogudusse. Ja me kõik võib-olla oleme kuulnud seda sõna eklesia, ehk siis ka kogudus, ja see on midagi kokku pandud. Kogudus, see on kollektiivne nähtus. Ja Paulus oma kirjades räägib palju sellest, et kogudus on Kristuse ihu ja Kristus on koguduse pea. Ja meie üksikult oleme siis kõik selle ihu liikmed. Kui ma mõtlen inimese füsioloogia peale, ma küll arstiteaduse tudeng ei ole, aga ma arvan, et on ilmselge, et kõik meie kehas mõjutab üksteist, meie luud, meie liigesed, need on kõik omavahel seotud. Ja nii on ka koguduses, et me paratamatult mõjutame üksteist ja tegelikult kogudus ongi kokku pandud erinevatest andidest, mis üksteist teenivad. Rooma 12 räägib sellest siis täpsemalt. Ja kogudusest me saamegi õpetust, hingehoidu, suhtlemist. Aga kui nüüd mõelda, et mis on koguduse ja selle kokkupanemise üks peamise eesmärke, on tegelikult ülesehitamiseks. 1. Korintuse 14:26 toob välja ka selle, et julgustamiseks, üksteise julgustamiseks. Minul tekib siin küll võib-olla, et oot, mis asja, kuidas mina saan nüüd teisi kuidagi julgustada või mõjutada või et selleks ma peaksin küll olema patutaja, tundma piiblit hästi ja mul peaks olema koguduse liikmete, koguduse vanemate, diakonide, pastori, eriti hea, jah, tõesti, kui veel oleks liidu presidendi tunnustus ka siia takkapihte. Ei. Ma arvan, et tänase jutluses me tuleme selle juurde veel tagasi, aga et see algab tegelikult väikestest asjadest. Meil ei ole vaja kõiki neid meeletuid heakskiite ja puhtust. Seega ma julgen väita, et kogudus, see on midagi väga olulist. See on kollektiivne nähtus ja see paratamatult tähendab ka suhteid, olulisi suhteid ühe kristlase elus. Ja tõesti, need suhted, mis meil koguduses on, need mängivad väga suurt rolli meie usuelus. Ma toon siinkohal mõningad näited. Et näiteks mäejutluses, täpsemalt Matteuse 5:24, ütleb Jeesus, mine lepi esmalt ära oma vennaga ja siis too oma ohvriand. Või ristimiskoolis, ma mäletan, räägiti väga täpselt, et enne leiva murdmist mõtle läbi,
et kas sinu suhe Jumalaga on korras, kas sinu suhted koguduses, kaaskristlastega on korras, see oli lausa eraldi välja toodud, ja suhted ka teistega on korras. Et järelikult siit võib järeldada, et koguduses suhted on midagi väga olulist ja see on kindlasti oluline teema, et millele mõelda ja mille korraldamisele tuleks rõhku panna, kui seal ei ole võib-olla kõik asjad alati korras. Nüüd siit edasi rääkisingi siis täpsemalt, et kuidas enda suhteid koguduses korraldada. Ja ma tuginen siinkohal Kolossa kirja 3. peatükile ja ka ühele jutlusele, mille siis Sander pidas, mis rääkis vastutusest suhete ees. Ja Kolossa 3, 8-17 ütleb nii. Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik, viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust. Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega ja olete riivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. Riivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii, nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige selle olgu armastus, see on täiuslik side. Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas. Kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega. Laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Aamen. Ja Paulus räägib siin tõesti siis suhetest koguduses. Ja ma olen sellest kirjakohast võtnud välja mõningad omadused, mis võiksid iseloomustada häid suhteid koguduses. Esiteks, julgustamine. Paulus kutsub ka meid siin üles julgustama. Tõsi küll, õpetage ja manitsege. Kuid ma arvan, et ka manitsemine võib olla midagi julgustavat, midagi edasiviivat, kui seda õigesti teha. Aga selle juurde ma veel tulen. Siis vaimulikud teod, psalmide, hümnide laulmine on siin konkreetsemalt välja toodud, aga koguduse liikmetega koos olles me tihtipeale palvetame, kõige lihtsam, kui me sööme koos, siis laulame kas või tõesti toidulaulu, jagame. Südamlik kaastunne, empaatia. See, et ma saan aru teise inimese tunnetest ja mõtetest, et ma saan aru, millises hetkes ta parasjagu viibib ning mis tema elus on. Ja siinkohal ma arvan, et on oluline välja tuua, et see ei tähenda seda, et me muutume ka ise ülimalt emotsionaalseks. Ja me peaksime tegelikult teinekord võib-olla olema isegi ettevaatlikud oma abipakkumisega, kui teisel inimesel näiteks ongi kriis ja see puudutab lähedalt ka meid, võib-olla me oleme sama teema ees, siis me ei tohiks lasta sellel valul saada enda valuks. See on üks nõustamise ja hingehoiu printsiipidest.
Ja kui selline asi peaks juhtuma, siis tuleb lihtsalt Jumalaga kooskõlas suunata see inimene kellegi juurde, kes saaks aidata. Aga see läks juba natukene kaugemale, tuleme tagasi siis nende suhete omaduste juurde. Järgmiseks lahkus ja headus. Jah, lasteaias, ma olen lasteaiaõpetajaks õppinud, siis see on see, kui ma jagan teisega oma mänguasja. Teiste soovidele vastu tulemine ja enda soovide koha pealt järele andmine. Kompromissi leidmine. Alandlikkus. Teise eest hoolitsemine, teise kõrgemale seadmine. Tasadus, leebus, tasadus, pehmus, pikk meel, ehk siis kannatlikkus, üksteise talumine, üksteisele andestamine. Palju omadusi. Kuidas seda siis kõike saavutada? Paulus toob tegelikult välja armastuse. Ja kogu seadus on ju kokku võetud lausesse, et armasta oma ligimest nagu iseennast, Galaatia 5.14. Armastus, see on otsus, see on valik. Eriti armastada sõpru või koguduse liikmeid. Armastada, nendest hoolida. On üks raamat, mida soovitatakse palju abielupaaridele, kuna see raamat räägib abielu keskselt. Selle raamatu pealkiri on Armastuse 5 keelt. Ja mina võtsin need armastuse 5 keelt ja tegin nendest siis sellised praktilised teod, mida saaks teha selleks, et näidata teistele oma armastust ja oma hoolivust. Ja ma räägin nendest sellises järjekorras, mida võib-olla alustuseks on kõige lihtsam teha ja siis lähen selliste mõtlema panevamate juurde. Vähemalt minu enda mõtted olid niimoodi. Esimene on siis teenimine. Ehk siis selleks, et me saaksime hakata kedagi armastama, me võiksime proovida teda teenida. Ja minu enda elus on ka selline lugu olnud, et mina oma mentoriga näiteks tutvusingi läbi teenimise. Meil oli koguduses ühine üritus, mida me tegime ja lihtsalt teenimisega. Ühel hetkel hakkasimegi rohkem juttu rääkima ja sealt saigi Jumal seda edasi kasvatada. Nii et teenimine, kohal olemine. Teiseks, veeta koos kvaliteetaega. Ja näiteks alustadagi koguduse üritustel osalemisest ja ka koos koguduse liikmetega midagi koos ette võtta. Jah, praegu on sellega muidugi keeruline, aga meil on olemas Zoom ja meil on olemas Messenger ja meil on kõik igasugused toredad asjad olemas, nii et tasub lihtsalt leidlik olla. Ja naljana võin siia juurde tuua ka, et üks eriti hea asi on koos kohvi joomine. Sellepärast, et kui kohv jõudis Euroopasse 1515 ja Martin Luther alustas reformatsiooni 1517, nii et olge siis hoiatatud kohvi tarbine pastorite eest. Ja ühe minu kursusekaaslase mõtted, et kohv toob esile haritlaste tööviljad. Nii et see on hea asi. Ja, see aitab ka vestlust alustada, et kui muidu võib-olla on mõne koguduse liikmega, et ma ei tea, kuidas ma temaga nüüd räägin või mida ma temaga nüüd teen. Kas sa tassi kohvi soovid? See on hea koht, kus alustada. Jälle väike süke ekskurs kõrvale. Nii et teenimine, kvaliteetaja, koos veetmine. Kolmandaks, öelda julgustavaid ja häid sõnu. Sõnu, mis viivad edasi. Nii et tõesti anda midagi, mis kannab edasi. Ja tõepoolest, see võib ka olla
teinekord noomimine või kriitika, eriti kui see on konstruktiivne, aga sellest ma jällegi räägin natukene hiljem. 4. teha kingitusi. Ja need kingitused ei pea üldse olema kallid. Piisab võib-olla mõnest väikesest šokolaadist või kommipakist või mõnest ise tehtud asjast. Ja viimaks, see eeldab küll juba üsna lähedasi suhteid, ja koroona ajal on kahjuks veel eriti ohtlik, aga siiski kallistused või puudutused. Aga no see sõltub juba kontekstist, eks seal peab iga inimene ise tunnetama. Ja ma olen siin korduvalt juba välja toonud seda, et ka noomimine võib olla edasiviiv, võib olla julgustav ja võib olla armastuse tegu. Sellepärast, et kui tõesti seda teha õieti nii, et see koguduse liige on sellest toetatud, siis läbi selle ta kasvab, läbi selle ta areneb. Ja no mis värk selle noomimisega siis on? Ma tõin juba enne selle kirjakoha välja, Matteuse 18:15-20, väga konkreetsed juhised. Kõigepealt räägi temaga üksi, 2 silma all, kui ta kuulda ei võta, võta keegi kaasa, rääkige koos ja kui ka siis kuulda ei võta, siis rääkige kogudusele. Ma arvan, et nende juhiste järgi toimides võiks asi kanda head vilja. Ja kõige olulisem, mida siis Paulus toob välja. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas. Kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega. Laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Ja kõik, mida te iialt teete, sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Ehk siis Jumala sõnale toetumine ja Jumala tänamine. Ma arvan, et see on see, millele toetudes võivadki paljud asjad iseenesest laheneda. Ja salmides 8-12. Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik, viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust. Ärge valetage üksteisele, sest olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. Rõivastuge siis, nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega. Paulus toob selgelt välja, et me oleme uus loodu. Kristus on meid uueks teinud. Kristuses me panemegi maha kõik selle vana loomuse. Me rõivastumegi uue loomusega. Kristus on koguduse pea. Temas ongi see kõik, ehk siis toetume Kristusele, meie kristlased. Ja kui sa veel kristlane ei ole, siis see on see, millest kinni haarata. Kristus on see, kes muudab suhted paremaks, kellega koos me saamegi kõik need asjad maha panna. Tema on meie pattude eest ristil olnud. Nii et meil kõigil on see võimalus, meil kõigil on Kristus, kellele toetuda. Ja mida siis kokkuvõtteks öelda? Et suhted koguduses, see on oluline teema. Paulus on toonud välja, et on palju asju, mis iseloomustavad suhted koguduses.
Ja selle saavutamiseks on parim viis armastamine. Kas läbi teenimise, läbi heade sõnade ütlemise, puudutuste, kingituste, kvaliteetaja veetmise. Kuid kõige tähtsam on Kristus. Tema on pea. Temas oleme uus loodu ja võimelised selleks. Me palvetame. Kallis Jumal, ma tänan sind selle tänase päeva eest. Ma tänan sind igaühe eest, kes on seda ülekannet kuulamas. Ja tänu sulle, et sina parandad ka meie suhteid, mis meil on. Ja aitad neid suhteid, mis on head, luua veel ilusamakski. Ja issand, ma tõesti palun sinu kätte kõik need erinevad suhted. Palun sinu kätte kõik need noored, kes on koguduse osa või kes on seda ka otsimas. Kallis Jumal, et nad tõesti võiksid leida, et sinuga koos saaksid need suhted olema ilusad. Palun, et seal, kus on vaja võib-olla leevendust, et sa leevendaksid, et sa parandaksid. Ja kallis Jumal, et sa tõstaksid veel kõrgemale neid suhteid, mis on head. Ja issand, ka praegustel aegadel, veel eriti, kui see suhtlemine on võib-olla keerulisem, on piiritletum. Palun, et me võiksime kõik leida need viisid, kuidas suhelda, kuidas olla osaduses. Tõesti, tänu sulle, et me võime sulle kuuluda ja et sina oled hea. Sinu nimel, Jeesus. Amen.